Minuni jõudis siis käsipalli üldse Kuristiku gümnaasiumist. Algklassides sai mingi vemp visatud ja karistuseks õpetaja kirjutas siis päevikusse mulle, et täna 16.00 tuled trenni. Läksin siis kohale, seal oli Jüri Lepp, teadis kohe, mille pärast saadetud on ja ütles, et nii, tule siia ja siin me teeme ja tegin ära esimese trenni peale seda. Hakkas nagu meeldima ja siis 3 korda nädalas käisime seal, mängisime palli, tekkisid sõbrad. Üsna varakult siis Jüri Lepp, ma ei tea, nägi millegi järgi, vaatas, et see töö sobib mulle ja kutsus mind siis enda kõrvale nii-öelda, et tule aita. Mõned siin, kes HC Tallinna meistriliiga esindusmeeskonnas siis mängivad, et nende poistega siis, kui ma käisin Mesikepa turniiril, Enrico Anton ja Rauno Ausi, et nendega sai see turniir võidetud, et sellest on pilt ja väga hea mälestus. Ma arvan, et see mängija karjäär, et sellega on nagu ühel pool, et on siin juba mängitud omajagu ja hakkasin mängima siis Tallases. Jüri Lepp oli minu esimene treener. Mingi hetk liitusin Audentese kooliga, siis sai Audentese eest mängitud esiliigat ja siis Arukülas mängisin meistriliigat. Kehre meeskonda olen esindanud, nendega ka sai karikas võidetud ja ka Eesti meistriks tuldud. Võib rahule jääda karjääriga ja treeneritöö on siis nagu see põhiline, millega ma hetkel tegelen, et üritan anda edasi siis oma nägemust käsipallist ja oma teadmisi nooremale generatsioonile. Kes siin käivad minu juures trennis, et mul on väga meel ja et üritan neile anda käsipalliteadmisi ja kõike muud ka elust enesest, et kuidas käituda, olla, kuidas lahendada probleeme. Et tihtipeale lastel on mingid väiksed mured, mis tekitavad nende jaoks on väga dramaatilised ja suured ja kui me need arutame läbi või räägime nendest, siis tuleb välja, et ei olegi mõtet üldse nutma hakata või et hoopis tuleb naeratus suule. Tihtipeale vanemad inimesed kaotavad selle lapsemeelsuse ja selle kõik positiivsuse ja selle kõik naeratuse nagu suurt ära, et lapsed on nagu väga siirad ja mina isiklikult saan väga head energiat sellest, kui ma nendega veedan aega koos ja tundub, et tunded on vastastikused, et neil ka nagu nägu naerul ja kõik hästi. Ma olen sellise, ütleme, mõttemaailmaga, et ma arvan, et maailmas peaks tasakaal olema paljude asjade vahel, et tihtipeale hommikuti ma mediteerin, loen raamatut, et ma üritan hoida nagu asjad niimoodi, et teen sporti, samas ka tegelen mõttetööga, mängin malet, kabet. Ma arvan, et mida rohkem erinevaid kogemusi inimene kogeb, et seda nii-öelda, et see ongi see, ütleme siis eesmärk. Mul on kodus siuke valge tahvel näiteks ja mul on pandud sinna oma nii-öelda reeglid, mida ma iga päev pean jälgima. Ja ma tean, et kui ma jälgin neid reegleid, teen kõik õigesti, siis mul on nagu kõik väga hästi. Nagu null muret, kõik on positiivne, kõik on väga hästi. No näiteks seal on üks selline asi kirjas, et ära sea ootusi kellegiga millegi suhtes. Et kui sul ei ole ootusi, siis ei ole ka pettumust. Mul on ka lihtsamad asjad seal kirjas näiteks, et loe iga päev, mediteeri iga päev ja tõuse iga päev vara üles. Iga hommik tõusen üles, esimese asjana ma teen voodi ära, teine asi ma lähen peegli ette, naeratan iseendale, et oleks päev positiivne.